Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, head kuulejad. Kell on meil kohe 8 minutit 11 läbi ja me oleme 10. veebruaris oma 2020. aastal. Räägime digitunnist tehnoloogia uudistest. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa on ka, kohe hakkab rääkima. Ja me räägime sellistest teemadest, et ühe päeva pärast peaks maailm nägema uut Samsungi telefoni perekonda. Aga me juba teame, mis ühe päeva pärast juhtub, nüüd vaatame tulevikku. Motorola volditav telefon on nüüd siis nii palju väljas, et ajakirjanikud on saanud seda katsetada ja üks USA väljaanne pani selle voltimistesti ja tulemused olid natuke hirmutavad. Mõned tunnid tagasi saadi teada, kes on siis Ameerika Filmiakadeemia arvates parimat tööd teinud filmimaailmas, aga mõni filmitegija on ka nii vihane tehnoloogia peale, et see on ka meil jutu teemaks. Ning saate teises pooles on meil külas Priit Salumaa, kes on üks tiimist, mis ehitab päikese jõul liikuvat autot, mis peaks siis läbima 1000 kilomeetreid Austraalias. Üks selline võistlus on. Nii et eestlased panevad pead ja rahad kokku ja teevad midagi tõeliselt suurt. Nii et sellest me siis täna kuuleme. Digitund. No nii, hakkame saatega pihta ja meil on nüüd tõesti päevakene jäänud aega selleni, kui Samsung näitab siis oma kaua tehtud kaunikest loodetavasti. Ehk homme peaks välja tulema uus Samsungi telefoni seeria nimega S20. Jah, see on väga huvitav, et see tuleb homme välja ja juba tegelikult nädalate, tegelikult kuude kaupa on käinud niinimetatud lekete avaldamine. Ja eks on selge, et kui sul on vaja sellist PR vahtu üles saada ja tähelepanu ja et kogu maailm teaks, et nüüd on tulemas need asjad, siis ikka hakkavad need lekked kuidagi niimoodi kogemata juhtuma. Et ühest küljest öeldakse, et need firmad ise ütlevad, et see on väga halb, et siin käib selline suur lekkimine ja kõik lekib ja kõik on enne teada ja pole mingit üllatust. Aga teisest küljest ma arvan küll, et need lekked on need on ikka sama palju lekked, kui see, mida Bolt pakub, on sõidu jagamine. Et me lihtsalt nimetame mingeid asju. Et ma arvan, et me ei välista ühesõnaga, et Samsung on väga palju vaeva läinud, et need lekked ikkagi oleksid. Niimoodi saab pikemalt üleval hoida seda teemat. Aga mitu asja on nüüd siis jah. Võib-olla huvitavam on see, et kui Oscaritel oli Samsungi reklaamklipp Oscarite kätte andmisel, siis seal nad ise näitasid, lekkis, et see avalikult lekkis siis Samsungi reklaamis telefon nimega Galaxy Z Flip, mis nagu sa ütlesid, tuleb välja ju, kas täna 10. jah? 11 peaks tulema. See on siis ju homme, jaa. Homme on siis Samsungi üritus, kus tuleb siis Galaxy S20 ja tuleb ka see Galaxy Z Flip ehk siis ülevalt alla kokkuvolditav telefon. Nii et selle reklaam juba oli ja tähelepanelikud silmad nägid ka seal seda inglise keeles on small print, ma ei tea, mis see on väikeses kirjas siis. Juriidiline tekst oli ka seal all, et ekraani peal olev selline väike voltimisjälg on normaalne. Et kui sa ostad selle kahtlemata väga kalli telefoni ja seda kõvasti voldid, et siis et väike selline joonekene sinna voltimiskoha peale tuleb ja see ära muretse, et see on okei. Ja sa ütlesid kahtlemata väga kalli ja me veel seda tegelikult ju ei tea, et mis hinnaga täpselt see tuleb. Eelmine Galaxy Fold oli seal, kas ma nüüd eksin, kui ta oli üle 2000 või ta natuke alla? No ikka 2000 euro kanti. Kuidagi seal jah ja kuskil seal jah. Ja ega ei usu, et see uus tuleb soodsam, aga küll aga on lekkinud siis hinnakiri nendest normaalsete inimeste Samsungitest, et kes ei taha kohe proovida ülikallist ja erakordselt voltuvat telefoni, siis S20 on see tooteperekond, mis on siis nagu eelmise aasta S10 järg ja selle hinnad on siis siin, ma ütleksin, ma võiksin olla üsna kindel, et need lekkinud hinnad on õiged, mis ütlevad, et telefon algab 930 eurost kõige soodsama mudeliga. See oli üks Itaalia portaal, nii et eurohinnad. Võib-olla täitsa on eurohinnad, jah. Ja hinnad jõuavad siis seal kuskil 1400 välja. Ja me teame, et tuleb siis 3 mudelit, S20, S20 Plus ja S20 Ultra, mis on huvitav, et kui S10 toodi välja,
siis seesama, mis minul on hoopiski S10e, mis on siis väiksem, ehk siis S10 oli normaalne, S10e oli väiksem ja S10 pluss oli siis see suurem. Siis nüüd tundub siia nagu peale vaadates, et S20 on siis see väiksem vist ja me ei tea, kui väike S20 pluss on siis sellest suurem ja ultra on veel suurem. Jah, üks kategooria on veel juures, jah. Aga no, me ei tea, mis need suurused on ja võib-olla tuleb ka S20e paar kuud hiljem. Aga mis on huvitav, et nüüd on siis kõigist telefonidest 4G ja 5G versioonid ja see on huvitav. Et oletame nüüd sinu 10e kukub siit laua pealt maha, läheb katki ja sa lähed poodi ja just on välja tulnud S20. Ja kas sina nüüd läheksid ja raha sügeleb taskus? Kas sa lähed nüüd ostad 4G mudeli, mis sa tead, mis on, või ostad 5G mudeli, millest sa täpselt ei tea, mis see on? See on üldse huvitav küsimus, et kas need 5G mudelid tänase seisuga näiteks Eestis ametlikult tulevad müüki, sest võrku ju kusagil ei ole. Et Eestis natuke need asjad nüüd toppavad, vaatame, kui kiiresti 2020 edasi liigutakse, aga mujal maailmas on ju 5G võrke tegelikult palju ja seal on see 5G täitsa õigustatud. 5G on natukene ikkagi kallim, 100 eurot paned 5G eest juurde. Minu arust on see väga huvitav, sest me oleme ikkagi 5G nii varases staadiumis, et sinu Eesti kohta tehtud märkus on õige, aga teistes riikides ka. Ma mäletan ikkagi, kui 4G tuli, siis oli veel päris palju seda geograafilist erinevust Hiinas olevat ja Euroopa tehnoloogiat. Küll seal oli sagedusvahemik ja ajavahemik on need ja siis on erinevad sageduskõrgused ja mis praegu 4G telefon töötab igal pool üle kogu maailma, sest ta on harmoniseerunud. Aga 5G puhul mitte vähe, et Eestis ei ole veel üldsegi, aga ütleme aasta lõpuks on kommertsvõrk, siis milline, kas minu 5G telefon seal töötab või ei? Ja minu jaoks on huvitav see, et me oleme 5G selles nii varases algusjärgus, aga juba näed, on ta mitte eraldi üks 5G mudel, vaid kõikidest telefonidest siis igas suuruses on 5G telefon valmis. Ja kuna siin euro hind on küljes, siis ta on Euroopa turul. Ja, aga Euroopas on ka 5G võrk, et see meil ei ole me ei ole esirinnas, eks ole, Euroopas sellega. No jah, mõned kohtuvaidlused siin hoiavad meil asja kinni. Aga kui ma peaks täna valima, et jah, siin see nagu hinnavahe on, aga kui ma arvestan, et ma ostaks näiteks seda uut Samsungit või üldse uut telefoni praegu ja ostaks ütleme 2-3 aastaks, siis ma tõenäoliselt valiks küll 5G mudeli eeldusel, et seal muud väga suurt vahet ei ole, et ma ei tea, et selle 5G telefoni aku ei pea poole vähem vastu või see telefon ise ei ole kolmandiku raskem, sest aku on suurem sisse pandud või tohutu 5G antenn taga küljel. Ja juhtmega kuskil. Ja seda teadaolevalt ei ole. Nii et tegelikult, kui nüüd täna praegu hakata telefoni ostma ja sul on kõrvuti juhuslikult valida 4G, 5G, siis ma pigem võtaks küll 5G, sest et täiesti kindel ikkagi on, et lähemate aastate jooksul ju see võrk täitsa jõudsalt Eestisse tekib ja siis sa ei ole olukorras, eks ole, kus sa võib-olla 6 kuu pärast jõudsalt tahad seda 5G kasutada ja su telefon lihtsalt ei võimalda ja see telefon on nii uus ja sa ei raatsi seda müüa ja siis pead mõtlema, et mis ma nüüd siis 2 aastat ootan ja siis saan. No ma pean ütlema, ma aeg-ajalt täitsa jääks jänni selle otsusega praegu. Sul ei ole mingit probleemi, Apple'il ei ole 5G telefoni. No ikkagi need analüütikud firmad vaatavad, ütlevad, et sügisel, kui Apple 5G telefoniga tuleb, siis tuleb alles õnn kõigi õuele ja läheb elu ilusaks. Ta ilmselt tuleb sügisel, et teoreetiline variant on ka ikkagi, kuna see 5G on nii algusjärgus, et siis ka Apple'ilikult võib öelda, et kannatame veel aasta, et ei ole probleemi. Ja ega tõele au andes nende majandustulemustele või ma arvan, et selle iPhone'i müügiedule see küll mitte kuidagi takistuseks ei saaks. Pumpame veel 4G'st välja nii palju kui saab. Aga isegi Ameerikas, kus seda 5G'd ju on, et ta on ka täpselt täna ikkagi sellises seisus, et tehnoloogiaajakirjanikud käivad ringi, otsivad leviala ja teevad neid allalaadimis, üleslaadimisteste kuskil New Yorgi tänaval ja ütlevad, et see oli küll kiire, aga mingit praktilist mõõdet tal täna ei ole. Ma tegelikult ei imestaks, kui Apple ka ei teeks selle 5G. Ma pigem ka arvan, et nad teevad, sest ühel hetkel sul on lihtsalt mõistlik teha, kui tehnoloogia kiibistikud kõik on valmis, eks ole. Aga mina ikkagi mõtlen kihvt, et lõunakorealased panevad ilmselt nüüd homme ikkagi jala maha ja nüüd 5G telefoni rivi on väljas ja ütlevad, et 5G on käes. Samamoodi, et seda 5G on mujal küll, et ma arvan ka, et me saame öelda, et ta on olemas, ta on käes ja näed, kus me jõudsime sujuvalt Samsungi ülest. Tegelikult ma arvan, et see S20 on suhteliselt igav telefon. Aga 5G on kõige põneva võib-olla sellest. No ja see on ka väga igav iseenesest. Tõsi. Olgu, teeme pausi. Digitund.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja meil ühe volditava telefoni lugu jäi nüüd veel rääkimata, et kui Samsungi oma tuleb homme, siis Motorola oma Motorola Razr on väljas, aegaranike käes on ta olnud ja USA tehnoloogiaportaal CNET. Neil on mingisugune asi, voltimisrobot. Ja nad on ise selle teinud, ma sain aru, ma ei tea, nad kuskilt selle ostnud. Igatahes on robot, mis voldib telefoni kokku ja lahti, et siis testida, kui hästi see volditav ekraan sellisele megavoltimisele vastu peab. Ja nad panid selle sinna sisse ja 27 000 voltimise järel läks hing katki. Aga hakkas tegema sellist koledat krõpsuvat häält. Ekraan ise kõik oli terve, et seal ei olnud nagu mingit probleemi 27 000 peale. Aga masin edasi keeldus voltimast ja siis kui nad natuke võtsid kätte ja natukene jõuga painutasid seda kokku, et siis käis krõksakas. Mis sa arvad, mitu korda sa oma telefoni kätte võtad päeva jooksul? No see on 100 midagi, eks ole. 100 või? Ma mõtlesin 50. Ei, need keskmised numbrid on mingisugune 120, 150 on see, et mitu korda inimene paneb ekraani põlema päeva jooksul. No ütleme, ma võtan 150 korda, ma olen siuke kõva kasutaja ja iga päev aastas, siis ma teen ühe aastaga 54 000 kättevõtmist. See on põhimõtteliselt, kui sa niimoodi kogu aeg teda kusjuures, vaata, kui sul on see volditav telefon, siis ta on natuke nagu stressipall. Et kui sul on raske, siis seal hakkab kogu aeg tüpp kinni lahti. Ehk siis poole aasta pealt käib. No hiljemalt poole aasta pealt. Ja ka vaata, tegelikult siin, et ka tunnistas, et võibolla see robot ei olnud päris õigesti kalibreeritud, et kuna neil ei olnud, et see oli esimene mudel neil, et siis nad kuidagi ei saanud seda võib-olla õigesti sinna sisse, aga igatahes, kes iganes ostab selle voltiva telefoni, et üks küsimus on see, et kas see ekraani keskel olev triibukene on normaalne ja kas ekraan läheb katki mingi hetk ja see hinge küsimus on ka, et see ei ole ikkagi selline hing, nagu vanasti oli telefonide peal, mis oli nagu ukse hinge moodi, eks ole. Sul oli lihtne teha, seal vahel ei olnud nagu eriti midagi. Aga nüüd sul on ikkagi ekraan ja see hing peab olema teistsuguse ehitusega. Nii et see kõik on uus tehnoloogia, see on esimese põlvkonna tehnoloogia ja nagu ikka selliste asjade puhul, siis sa pead arvestama, et kui sa oma paar tuhat või 1500 sinna välja laod, et siis võib täitsa vabalt olla, et see oli rumalasti kulutatud raha. Aga seda sa saad hiljem teada. Või siis tuleb vasta ikkagi kindlustused, kui sul voltimine lõhub telefoni. Ma ei tea, kas selline, just nimelt, et kas selline kindlustus on kuskil olemas või see on nagu omaette huvitav küsimus. Aga igatahes see Razr on väljas ja mina muide ütlen neid videosid vaadates, et mulle tundus lahe. Et ta on ikkagi suhteliselt õhuke ja kokku voldituna suhteliselt väike. Ja kui sa ta lahti voldid, sa saad suhteliselt suure telefoni. Et kui ma peaksin sellist labidat näiteks oma teksade esitaskus kandma kogu aeg, siis see oleks suhteliselt, see oleks probleemne. Aga vahen ka, me rääksime ennem siin sellest tulevasest Samsungi flip-telefonist, mis kinni voldituna näitab sulle vist ainult kellaaega ja paari ikooni. Ehk sa pead alati lahti tegema ta. Razri puhul on teistmoodi, tegelikult sa ei pea teda alati lahti tegema. Jah, no võib-olla siis kestab aasta, mitte pool aastat. Siis on hästi. Palju parem kohe. No igatahes, jääme vaatama, et see on, me juba siin pool saadet räägime nendest volditavatest, aga see vist on ikkagi suhteliselt ainuke asi, mis praegu nagu telefonimaailmas toimub. Et saab näha, kas kunagi Apple ka läheb volditava telefoni peale. Neil juba mingid patendid olid. Kui me Apple'ist räägime juba. Ja katki minevatest asjadest, siis Taika Waititi, kes ei tea, siis tema on mees sellise filmi taga nagu Jojo Rabbit. Ja sai Oscari meile. Sai Oscari väärt töö eest ja kui ta läks siis maailmale sõnumit ütlema, et miks ta siis nii rõõmus on selle üle, et ta teda pärjati, siis ta otsustas anda natuke tagasisidet Apple'ile. Ja see oli huvitav, et see ei olnud nagu see ei olnud nagu Oscari tänukõne, eks ole. Et inimene läheb lavale ja ütleb, et tähe Oscari eest ja muide, et Apple mulle üldse ei meeldi või midagi sellist. Aga ta vastas ajakirjanike küsimustele hiljem. Ja küsimused ei käinud üldse Apple'i kohta. Et see oli midagi hästi üldist, et mida te tulevikult näete või mida te tahaksite, et kuidas teie töö oleks kergem või midagi sellist. Ja siis ta oma algatuslikult võttis ja esitas sellise korraliku tiraadi Apple'i klaviatuuride aadressil. Ütles, et Apple peab oma klaviatuurid korda tegema. Nendega on võimatu kirjutada. Nad on läinud aja jooksul palju halvemaks. Ma soovin PC peale tagasi minna, sest PC-de klaviatuurid nagu hüppavad tagasi. Bounce back oli see, mis ta kasutas. Et Apple'i need hästi madala käigu klaviatuuril, nagu ma näen, kolleegil on siin laua peal, et need ei meeldi talle. Tal on halb ja valus kirjutada nende peal.
Ja need Apple'i klaviatuurid on horrendous, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles tõlkida, jubedad, Jubedad, ütles ta. mis on ikkagi see lugu, räägib inimliku jõupingutuse imelisusest, et ka nii kohutavate klaviatuuridega saad sa kirjutada Oscarid pärjatud siis ekraani loo, et naljaga pooleks öeldes, aga tegelikult mõnes mõttes on see nüüd üleüldine selline rahulolematus, see on üks väike selline jälle tilk sinna sealt kosest alla siis mis nagu tilkadest tuleb turkosk, mis ütleb, et Apple ei suuda teha asju, mis tegelikult oleks hea. See klaviatuuri jama on neil kestnud aastaid ja nad oma 16-tollise MacBooki tegid korda, aga see on kallis, suhteliselt suur ja suhteliselt raske profidele mõeldud arvuti ja ega nüüd kõik ootavad, minu käest on ka tuttavad küsinud, et millise Maci ma peaks praegu ostma, millise sülearvuti ja mina olen täitsa otseselt öelnud, et minu sõbrad praegu ei osta Maci sülearvutit, sellepärast, et kogu maailm tegelikult arvab, et need samad paremad klaviatuurid, mis nad 16-tollisesse panid, tulevad nüüd 13-tollisesse Prosse ja võiksid ikkagi tulla ka Airi mingil lähemal ajal, aga loomulikult Apple ise pole selle kohta midagi öelnud suvel. Võib-olla, kui on see Apple'i suur konverents. No fakt on see, et kõikidest arvutitest üldse, mida Apple müüb, on kõige suurem osa on MacBook Air, mis on numbriliselt kõige soodsamad arvutid. Seal on muide veel see vana Air, millel on normaalne klaviatuur, aga kehv ekraan. Jah, palju suuremate äärtega. Aga need Air'e ostavad inimesed kõige rohkem, selge põhjus on ju, et ikkagi oluliselt soodsam ja tõesti, kui sellest nüüd tuleb uus versioon kohe välja, mis teeb selle klaviatuuri asja korda, siis oleks nagu rumal ikkagi investeerida praegu 1000 eurot sinna. Rohkem kui 1000, peaks 1500. Air on vist odavam. Air on odavam, jah. Aga see pole ainus, sellepärast, et nüüd siin Apple'i fanboyd ehk fännisaidid on teinud eelmise aasta kokkuvõtteid ja andnud Apple'ile hindeid. Ja selline sait on nagu Six Colors, mis on üks tuntumaid Apple'i uudiste vahendajaid. Ja nemad teevad igal aastal küsitlust tuntumate nagu Apple'i fännide ja Apple'i eestkõnelejate seas. Et kuidas siis Apple'il läks ja need hinded, mida nad on andnud Apple'i tarkvara kvaliteedile on košmaarsed. Seal D+, kes ülikoolis on käinud, teab, et D ei ole. Koolides meil vist pannakse endiselt numbrilisi hindeid või, ma ei tea. Tavaline keskkoolis aga ülikoolides pannakse ju tähti ja D on ikkagi see läbi kukkumise piiri peal, eks ole. Ning John Gruber, kes on üks tuntumaid, kirjutas niimoodi, et kui ta saaks Apple'i riistvarale hindeid anda, siis see oleks väga hea, aga et ta annaks B riistvarale Macile, aga tarkvara kvaliteedi eest annaks F. Ja kõva kriitikat said nii viimane macOS, mille nimi on vist Catalina, jah. Et on bugisid täis ja kole ja samamoodi iOS 13, mis oli ju ikkagi täitsa katki, kui ta sügisel ilmus ja nad andsid praktiliselt seal iga nädala 2 tagant väikseid tarkvara uuendusi välja, kus nad jälle midagi korda tegid. Mina ei ole praegu Apple'i maailmas igapäevaselt, sina oled, kuidas sinu kogemus on? Ma olen üsna nõus, kindlasti paljud lood on igahel individuaalsed, aga põhimõtteliselt ma olen nõus, et on palju asju on läinud halvaks ja on bugisid ka. Mul näiteks nädalavahetusel kadus ära telefoni ikoon. Telefonist või? Apple'i telefonidel all servas saab panna 4 ikooni, näiteks nagu telefon, sõnumid, ma ei tea, e-post ja browser. Ja siis mul oli lihtsalt 3 ikooni seal. Ühe koha peal oli tühi koht. Laps oli selle ära tõstnud. Siis need 3 tükki nagu ujuvad nagu keskele, ühesõnaga lihtsalt tühi koht, fantoomauk tekkis. Ilmselt ka mingi suvaline bugi, aga ega ma tahtsin rohkem rääkida sellest, et sellest arvutite Catalinas siis opsüsteemis ei olegi nagu bugid, aga nad on teinud selle põhimõttelise turvameetmete sellise valiku selliseks, et ta ei aita kaasa ei turvalisusele ega mugavusele minu arvates, et see kompromiss nagu on. Windows Vista oli see, mis kogu aeg küsis iga asja kohta, kus sa tahtsid teha, et oled sa kindel, et sa tahtsid seda teha? Ja nüüd on põhimõtteliselt läinud, et ma ükskõik mida ma tööle panen oma arvutis, ta küsib, kas sa lubad, et see programm käivitub, jah, kas ta võib seda faili vaadata, mida ma just käskisin tal vaadata. Nii et see on äärmiselt keeruline ja ma olen nõus, et see olukord on kehv. Ja saab minna ainult paremaks. Täpselt. Või muidugi saab veel minna veel halvemaks ja iPadi peale on ka kõik muidugi väga pahased, sest iPadi multitasking on keeruline kohmakas ja isegi need fännid ise, profid ei saa aru, kuidas see töötab, rääkimata siis tavainimestest. Aga me teeme siia pausi ja siis räägime rõõmsamatest asjadest edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub, Hans Lugas, Henrik Roonemaa ja meiega on liitunud Priit Salumaa. Tere, Priit! Tere! Sina oled üks osalejaid uues projektis Solar Car Estonia ehk Eesti päikeseauto. Nagu hetkel vaatan aknast välja, meil on kõik klaasid siin, sina oled Tartus, meil Tallinnas on kõik vihmane ja hall, et mina isiklikult praegu ei võtaks päikeseauto projekti, et miks sina võtsid? Ja meil on isegi Tartus lisaks veel lörts ka. Teil on parem seis, natuke rohkem talve moodi. Natuke rohkem talve poole. Mida Haanja poole, seda paremaks läheb. Okay. Ütleme nii, et minule isiklikult see projekt pakub selle pärast pinget, et minu jaoks pakub kõik pinget, mis justkui toob sellise homse päeva või tuleviku natuke lähemale tänasesse päeva. Ja siis projekt on selles mõttes pull, et me saame seda siit tohutust sellisest kehvast suusailmast teha, sest see auto ise hakkab sõitma Austraalias. Sest see on tegelikult selline võistlus hoopiski, millel on päris pikk ja väärikas ajalugu, see on umbes 30 aastat toimub iga 2 aastate järelt, 2019 oli just ära. Ja meil tekkis siin selline mõte, et ehitaks selle auto, mis läheb sinna võistlusele Austraaliasse aastal 2021. See on järgmisel aastal juba? See on juba järgmisel aastal ja tegelikult ütleme nii, et kuna me ehitame autot nullist, eks, siis teil on natuke kiire, ma ütleks. Ja natuke kiire on, et tegelikult meil on plaan 4 aasta plaan. Aga me tahame juba 2 aasta pärast seal vähemalt kohal ära käia, et saada see esimene nahatunnetus selle keskkonna ja võistlustingimuste ja kõige muu osas. Sa ütlesid 2 aasta pärast, tead, kui tänapäeval ütled, me läheme sinna aastal 2021, see kõlab nagu kaugel tulevikus, aga tõesti selleks on ju mitu kuud teil aega on, et siis ehitada valmis midagi sellist nii uskumatut. No tegelikult me peaks 18 kuuga ise valmis saama, et esimese versiooni sellest autost, et me oleme naljatades öelnud, et see saab olema selline päikesepatareidega või päikesepaneelidega Žiguli, eks ju. Et jutumärkides, et see esimene versioon saab olema tõenäoliselt selline, millega me esimest kohta püüdma ei lähe. Aga see 2023 võiks juba olla selline versioon, millega minna seda püüdma. Okei, teil on võistlusauto, räägi natuke võistlusest lähemalt, et mis seal toimub, miks seal võisteldakse, kes võistlevad ja milles? Ja milles? Milles, jah. No, tead, see on tehnikasport, eks ju. Tehnikaspordis võistletakse tavaliselt kiiruses. Ja see on, tegelikult me tunneme ühte sellist tudengivõistlust ju Eestist varem ka, meil on siin see tudengivormelitiim, eks. Et see tegelikult on ka tudengite võistlus ja praegu on hetkel koostamisel selline meeskond, mis koosneb nii tudengitest kui professionaalidest, kes aitavad neid. Ja tehakse autoga sõidetakse ainult päikese jõul. Darwinist Adelaide'is on umbes 3000 kilomeetrit ja autol on päris nagu vinged kitsendused, kaalupiirangud ja ütleme ka võimsuse piirangud, et sa sisuliselt saad kasutada umbes 3 ruutmeetrit päikesepaneele ja umbes 1 kilovatist mootorit. Aga mis selle võistluse juures on eriti lahe või täiesti hullumeelne on see, et kui sa võtad seal on mitu erinevat võistlusklassi, aga kui võtad nüüd see racer võistlusklassis, siis seal on tüübid suudavad välja imeda keskmise kiiruse selliste parameetrite juures 95 kuni 105 kilomeetrit tunnis keskmiselt võitjatele. Ehk siis see on selline nagu inseneeria tipptase, et selleks, et seal poodiumile jõuda, pead sa tegema ikka täiesti hullumeelse töö ära. See kõlab tõesti uskumatult, aga kui see auto sõidab nüüd Austraalia sisuliselt põhjarannikult lõunarannikule, see käib mööda avalikke teid, eks ole. Ja sa oled, ma tean, Austraalia on suur ja tühi, aga vahel sa ikkagi sõidad ju ülejäänud liikluse vahel sees ja allud liiklusreeglitele, on see nii? Ja seal on mingid lõigud, mis on, tegelikult on need sellised teate küll, seal sõidavad need sellised autorongid, kus on rekka ja 3 tükki taga, et see samade teede peale pannakse. Ja seal on meie arust see keskmine kiirus on 120 kilomeetrit tunnis, et ütleme, et sellise päikeseautoga sinna keskmist kiirust või sinna jõuda ongi päris keeruline. Ega seal peab ka jälgima liiklusreeglid otse loomulikult, aga eks ma kujutan ette, et need tiimid kasutavad ära kõik võimalikud võimalused selleks, et see keskmine kiirus võimalikult üles saada. Aga oota, teeme selles selgeks, kas see auto ise on ka nagu ise juhtiv või on seal ikkagi istub inimene sees ja pedaalid seal istub inimene sees. Okay. Et selles mõttes ta ei ole isejuhtiv. Kuigi meil on endal mõtteid, et me toome ilmselt sinna sisse mingisugused elemendid, kas driver assistist, et me saame kas jooni jälgida või midagi, et midagi kerget me ilmselt teeme sinna ka ära, võib-olla midagi keerulisemat. Aga ja meie auto ei lähe sellesse ühe sõitjaga nagu tippvõistlusklassi, me läheme tegelikult natuke teistsugusesse klassi, et seal on teine klass, on cruiser klass,
mis on siis 2-4-kohaline auto ja seal läheb lisaks kiirusele arvesse ka vedavat, kaasa veetud inimeste mass, et seal korrutatakse mingite koefitsienti läbi, et seal on võimalik ja see meenutab rohkem nagu päris autoga sõita. Kumba need reeglid siis soosivad, et võimalikult palju raskeid reisaid või võimalikult kerged reisijad või? Mulle tundub, et me vist läheme siukse 2-3 peale, et pigem selle massiga saab vist paremad punktid kätte. Aga sa pead ikkagi kiire olema, sest sul on 3000 kilomeetrit ja 6 päeva, et sõida nüüd see läbi. Ja kõige pullim on see, et sa alustad hommikul kell 8 punkt ja kell 5 sa pead sinna oma telgid püsti panema auto seisma, et see öösel ei sõida. Et sõit käib päeval, muidu võiks olla nii, et päeval laed ja siis öösel sõidad selle maha. Jah, no selles mõttes, et seal vist oli ka, kui ma ei eksi, selles kiiremas klassis on niimoodi, et seal võib olla ka aku seal auto peal, eks ju, aga selle aku mahtu on maksimum 5 kilovatt-tundi. Et kaugele ei lähe, jah. Jah, ega väga kaugele ei lähe, et sa paratamatult kuskil peaksid peatama, aga seal on jah, sa pandud see kellaaja piirang ja ma kujutan ette, kuidas need telgid püsti lähevad ja nii edasi. Aga teie klassis kas aku võib olla sees või ongi ainult otse päiksest ratastesse? Seal aku võib olla sees ja seal on vist mingi aku piirang oli, et see aku ei tohi kaaluda üle kas 40 kilogrammi. Jah, see on päris vähe tegelikult. Jah, et ei, seal on isegi, et kui see on liitium silikon aku, siis on 15 kilogrammi ja kui on Life-Po 4, siis on 40 kilogrammi. Sinu enda taust on ju tarkvara, eks ole? No, sa oled tarkvara insener. Kuidas sa nüüd sinna päikseautoni jõudsid? Tead, mul on olnud sellega, et ma olen selle ettevõtte Mooncascade üks asutajaid ja üks inimesega sellega 10 aastat on töötanud, et mul on alati olnud hobiprojektid. Et ma alustasin 10 aastat tagasi Garage 48, aga siis vahepeal sai Latitude 59 tehtud. Ja nüüd ma kuidagi jõudsin, mind kutsuti, et tule appi, sest sellel projektil on paar sellist nagu päris korralikku väljakutset, et meil on vaja raha tõsta, sisuliselt sponsorid kaasata umbes 400 000 eurot 4 aasta peale. Ja mulle tundus, et see on nii tehnoloogilises mõttes minu jaoks ülikõnetav asi kui ka selle hullumeelsuse ajaskaala ja kõige mõttes väga kõnetav asi, et ma lihtsalt läksin sinna vabatahtliku tööna appi. Ja raha tõstate te ju praegu või on raha koos? Me juba alustasime sellega jah, et raha veel koos ei ole üldse kohe mitte. Et kõik, kes kuulevad, kohe ütlen, et teil on võimalus aidata. Pange lotot ja pange raha meile sisse, et me saaksime sinna minna ja teha midagi väga hullumeelset ära. Kas sama logo saab ka auto peale või? See kaalub jälle äkki on halb asi? Kindlasti, võib-olla me teeme hästi õhukesed kleepsud. et kuidagi viisid Tänak ja need poisid sõidavad ja logodega. No neil on bensiini ka, teil ei ole vist bensiini. Jah, meil ei ole bensiini. Aga see auto, ma tulen korraks tagasi selle juurde, et on ta nagu tänava kuidagi legaalne auto siis, mis te valmis ehitate, et kas või selles mõttes, et ma ei saa sinna peale panna tohutuid purjeid, mis on paneele täis, et ta on tavalise auto mõõdus olema. Ta on jah tavalise auto mõõdus, et on tehtud nii, et ta ei tohi üle 5 meetri pikk olla, 2,20 lai, maks 1,60 kõrge, et tal on, ütleme, et selles cruiser klassis nad proovivad suruda seda võimalikult rohkem sellise tavaauto formaati ja see on ka loogiline, sest tegelikult sellistest hullumeelsetest projektidest, kus võetakse hunnik teadlasi, tudengeid, inseneri tööle ja tehakse nullist mingisugune asi, sealt tekib tihtipeale sellist uut tehnoloogiat, et see on ikkagi nagu mõeldud ka nagu selle valdkonna arendamiseks, eks ju. Et jah, et ta surutakse võimalikult rohkem sinna klassi, aga muidugi need autod sõidavad saateautodega, seal on, igal autol on tegelikult ka mingi kohtunike auto juures, et vaadatakse ja tehtaks mingid lubamatud, et tegelikult näiteks purjetama ei tohi hakata, et seal on nagu sellised erinevad kitsendused, kuigi meil on päris hullud ideed, et kuidas 1-5% edu saavutada, sest me vaadates neid kiirusi, need autod aetakse nii viimase piiri peale aerodünaamika ja elektritarbimise ja selle efektiivsuse mõttes, et kõik need autod on natuke nagu ühtemoodi. Sest sa võtad tehisintellekti sisuliselt disainime enda aerodünaamikat või hunniku aerodünaamika ja füüsika taustaga inimesi, eks. Ja siis need autod kipuvad olema ühesugused, et me otsime siin hetkel neid ideesid ja lahendusi, mis võiksid anda selle 1-5% eelist ja sellega juba võidab tegelikult, kui auto vastu peab muidugi. Et jah. See võib ka juhtuda, et 3000 kilomeetrit on pikk maa, on ju? Jah, see ei ole jah tõesti selline, mis see WRC-rallid on 500 kilomeetrit keskmiselt. Et jah, meil on vaja, et see auto peab ühtlasi vastu pidama, samas see 3000 kilomeetrit võrreldes Leafiga ei ole ju midagi. Nii on, me räägime suga kohe edasi pärast väikest pausi. Digitund.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja jätkab juttu päikese jõul sõitvast autost, mida siis arendatakse Eestis, Tartus, vähemalt sellise sihiga. Ja meil oli jutt pooleli Priit Salumaaga, kes on selle asjaga seotud. Sa, Priit, juba rääkisid erinevatest väljakutsetest, mis on vaja kõik lahendada, et selline auto liikuma panna. Räägi natuke nendest inimestest, kes teil juba meeskonnas on, kes seda aitavad siis teha. Me oleme siia kusjuures olulisem ära märkida, et selle nagu tiimi süda asub küll Tartus, aga me oleme kuidagi öelda inimeste ja ülikoolide agnostilised. Ehk siis me tegelikult ootame erinevaid tudengeid meiega liituma, kellel on lihtsalt vajalikud oskused ja vajalik ja ütleme, et sisuline motivatsioon ja huvi sellises projektis kaasa teha. Näiteks täna me otsime inimesi ja tudengeid, kes oskavad CAD-i kasutada, kes oskavad seda autot disainida, kes tuleks meil appi. Me otsime inimesi, kes aitaks meil raha tõsta, turundust teha. Me otsime inimesi, kes oleksid tarkvara ja elektroonikainsenerid. Et meil on nagu selles mõttes, ja see ei ole oluline, kas sa oled nüüd otseselt siin Tartus või oled Tallinnas või oled Pärnus, eks. Et selles mõttes jah, aga meil on täna ja meil on tuumik on tegelikult koos ja tuumiku, mind endast köitis ka selle tuumiku mõnes mõttes glamuurne kvaliteet ja lootus ägedusele, et näiteks meil on elektroonika peal Tõnu Samuel, kes on Google projektist ehk teile tuttav ja ehk kunagi ammu häkkerina tuntav. Samuti on mehaanika juures nõustajaks abikäeks Tiit Liivik, kes on, kui ma ei eksi, siis Starshipi mehaanika ja roboti taga olnud. Siis on meil Alvo Aablo, kes on niisugune teadutuntud robootika professor Tartu Ülikoolist. Meil on Robert Aare, kes täna töötab Eesti Energias, aga on väga hea mudeldaja, mis puudutab füüsilisi ja füüsikalisi mudeleid. Meil on, mina olen seal tiimis, eks ju. Kristjan Maruste, mul paistab siit ka teie kodu. Jaa, Kristjan Maruste, tema on nõus aitama ja nõu andma. Ütleme, temalt oli hästi palju sellist reality checki, et mida selline võistlus üldse tähendab, sest temal on endal hästi pikk kogemus ju tudengivormeli tiimist, siis kui ta ise oli tudeng. Ja täna ta on tegelikult ju telemaatika ja selliste akude juhtimise peal enda ettevõttes Coomodul. Kui palju teil see on teadustööd seal käib, et te ikkagi loote midagi uut ju, panete mingi auto minema sellist teekonda pidi, mida varem ei ole sellise sõidukiga tehtud, et kas on see kuidagi nagu ülikooliga seotud ka teadustöö või ei? Kindlasti, sest Alvo Aablo ja ütleme nii, et me kavatseme seda autot hakata muide selles uues Delta majas ehitama, et praegu on see plaan selline. Ja muidugi me kavatseme rakendada ka teadustulemusi, kuigi mulle tundub, ja see oli Kristjani esimene kommentaar, et poisid, et see on 20% teadus ja 80% inseneeria. Et selleks, et see asi võistlusvormi saada, pead sa tegelikult tegema väga suure inseneritöö ära. Aga mulle tundub, et selle teaduse poole pealt saab seal 1-5% võitu. Meil on täna näiteks me peame võitlema seal tuuletakistuse ja sisuliselt nagu õhutakistusega või selle hõõrdumisega, mis tähendab seda, et me täna, ja samuti me peame tegelema nagu veeretakistusega. Et sinna tuleb ilmselt see rehvide disain on hästi oluline. Me isegi täna mõtleme teha sellist rombikujulist autot niimoodi, et optimum kiiruse saavutamisel tõstetakse külgmised rattad üles, samas külgmised rattad on optimeeritud kiirendamise jaoks ja nii edasi. Ja siis me oleme isegi mõelnud, et me tahame tegelikult võib-olla mitte panna klaasfiibrit või plekki selle auto peale, vaid mõelda sellise pigem nagu nahadisaini peale, nagu üks BMW mudel on. Ja mõte on nagu selles, et vastavalt külgtuultele vähendada seda tuuleträägi ja muuta kerekuju ja ka paneelide asetust, et saada võimalikult nagu see kõvem pauk sealt päikesest kätte, võimalikult libe olla õhus ja sealt nagu läbi libiseda, võib-olla kurvisid läbida paremini, et meil on nagu neid mõtteid praegu nagu on hullumeelsid ühes servast teise, eks näis me peame ilmselt võtma sealt ainult mõned, et mitte üle pingutada. Ja ma just tahtsin küsida, et millest seda autot tehakse, et kui mina ei tea, eks ole, inseneeriast ju midagi, aga ma miskipärast olen aru saanud, et süsinikfiiber on kõige kergem asi maailmas, millest sellist asja teha. No ütleme, et selle auto nagu põhiomadus, et seal on need nõuded turvale ka, sest need tegelikult kiirused on päris suured ja me ei taha kõige kirkamaid tudengikriite selle autodesse surnuks sõita. Et see ei oleks nagu üldse okei, eks. Et tegelikult sul peab olema siuke turvapuur ja raam, see on nõuetes sees.
et ilmselt ta tuleb mingisugune raam, aga lihtsalt küsimus on selles, et ütleme, et kas me läheme nüüd näiteks monokokk disaini peale või tuleb selline puuriga raam, et kui tuleb puuriga raam, siis võib-olla saab mingisuguste kangaste ja hoopiski mingite selliste hästi kergete materjalidega teha selle välis nagu jutumärkides plekideks, et me veel täna seda ei tea, et praegu me alles mudeldame ja mõtleme neid erinevaid variante läbi. Kui oluline on need päiksepaneelid ise? Minu teada, paranda mind, kui ma eksin, aga selline tavaline päiksepaneeli efektiivsus vist täna on kuskil 15-20% juures, paremal juhul, aga et kusagil laborites on numbrid 25, 27, juba peaaegu 30. Et meil on ka praegu, ütleme, et järgmine challenge, tõsi hästi tabasid on see, et kas me saame need maailma parimad kristallid kätte, eks ju. Et kui ei saa, siis me peame nende 20%-stega leppima. Ja siis tuleb jälle küsimus, et kui palju üldse akut laadida, kui palju lasta otse sinna mootorisse, milline see siuke nagu see power management, ühesõnaga võib-olla saab seal väga palju ära teha ka tegelikult tarkvaraga ja selliste nagu akude laadimise ja nende tsüklite ja muude asjadega. Mis sellise tegevuse on kaugem mõju on, kui te ehitate nahast õhkutõusvate ratastega masinat, mida te nimetate autoks? Ja kui ma ütlesin nahk, siis ma mõtlesin tegelikult ilmselt mingisugust polümöörist kangast, eks ju, aga lihtsalt et ta käitub nagu nahk, et ta on painduv. Ja selle, ütleme, siuke kaugem mõte on, kui me mõtleme seda, et siin on nagu neid mõjureid, potentsiaalseid mõjureid on mitmeid, et kõige siukese ilmsem mõjur on see, et me tegelikult toome sellesse ülikooli teadusesse ja selle kõrvale ikkagi sellise tugeva inseneeria aspekti tudengitele, mis tähendab seda, et kui sa oled õppinud teooriat ülikoolis ja loengutes, siis see praktiline pool näitab sulle ära, et sellise teooria või teadmise praktiliseks keeramiseks on sul vaja veel mingit teistsuguseid asju omandada ja sa saad teada, mida sa kõike veel ei tea, eks ju. Ehk siis me tegelikult kavatseme kasvatada hunniku ägedaid insenere, sest kui me vaatame näiteks tudengivormelit, siis paljud Koenigseegi insenerid ja isegi Daimlerisse on läinud inimesi just sellest tiimist, eks ju. Muide, meil on üks Daimleri insener Markus Järve on ka abis, eks ju, et selles mõttes. Jah, ma räägin, et see kore tiim on nagu päris äge juba. Ja siis muidugi võib-olla, sõbrad, kuna tegelikult läbimurded ja meil Eestis veel tegelikult ja autotööstust ei ole, ehk tuleb siit inimesi, kes kunagi hakkavad mingi startupina tegema võib-olla mingit sellist autot, mis ongi see tulevik 10 või 20 aasta pärast. No tegelikult ma ei tahtnud nalja teha, seda ma tahtsin küsida, et mäletan, et Ahti Heino meil tegi kõvasti, osales ühel võistlusel USAs, kus tehti siis kuu peal liikuvat masinat ja nüüd meil liiguvad siin Mustamäelgi. Et suht otse sellest kasvas Starship välja, eks. Kas teil on ka pikad plaanid ikkagi teha mingi kommertstoode? Praegu see tiim ikkagi me ise mõtleme, et me teeme open source'i, et pigem nagu see hariduse aspekt, aga selge on see, et sellel meeskonnal, kes seda teeb, nii need tudengid kui ka need professionaalid, neil tekib paratamatult mingisugune teadmine selles valdkonnas ja tekib ilmselt sügavam teadmine kui paljudel siin Eestis. Ehk siis ma ise usun sellesse küll, et siit võib midagi välja kasvada. Hetkel ei ole sellist kindlat plaani, absoluutselt, aga see Google-Guri paralleel on väga hea, sest tegelikult me näeme seda, et sellest Google-Guri projektist on isegi 2 inimest selles samas projektis, et meil on nagu, jah, ma ise usun küll ja loodan väga, et lisaks sellisele tudengite kasvatamisele, inimeste kasvatamisele ja sellisele projektile on ka sellel mingisugune teistsugune mõju võib-olla, et ärgatada või äratada mingisugune teatud tööstusharu Eestis. No 1 minut on meil jäänud veel saate lõpuni, ütle, mis teil kõige põletavam probleem praegu on, mida ta pärast meiega rääkimise lõpetamist hakkate lahendama? Praegu kõige põletavam probleem ongi inimesed, ehk siis me otsime tudengeid ja ma kutsun üles kõiki tudengeid, kes sellise hullumeelise projektiga tahavad kaasa lüüa meiega liituma, minge solarcar.ee, te näete seal ja teine on raha, meil on raha vaja, sellepärast et sellise auto ehitamine ei ole odav. Elektrimootorid, kogu see materjalid pool, inseneeria, kõikide komponentide tootmine, see nõuab lihtsalt, kui te kujutad ette, et üks ralliauto maksab 1 miljon, siis me tahame teha midagi suhteliselt hullumeelselt ainult 400 000 ära, et me otsime toetajaid praegu. Kas sa usud ise, et see tehnoloogia nähtavas tulevikus jõuab nii kaugele, et ka tavaliikluses, vaatame siin Tallinnas ringi, et otseselt päikesejõul liikuvad autod võiks olla okei, või see jääb veel väga pikkadeks aastateks võistluste ja tudengite pärusmaaks sellest lihtsalt, ma ei tea, päiksepaneeli efektiivsus ei anna välja seda. Arvuti ütleb ei. Mulle tundub, et meie laiuskraad on natukene kehva selle jaoks, aga samas mingid Austraaliad ja sellised piirkonnad võiksid tegelikult vabalt töötada, eriti kui me räägime
räägime sellisest nagu, kui me räägime sellest samast mingist pikamaa transpordist või sellest, et kuskil ehitatakse laevu, mis töötavad ainult tuulejõul, et ma arvan, et see võib olla nähtavas tulevikus küll, sõltub, kui pikk on see termin nähtav. Kaugel me näeme, eks ju. Mina arvan, et me võiksime 10 aasta taha näha ja tegelikult sellised asjad, mis võitu annavad ja otsest raha võitu annavad, need jõuavad tihtipeale ikkagi päris kiiresti ju ka praktikasse. Priit Salumaa, aitäh sulle, jõudu teie projektile ja meie saade on tänaseks läbi. Aitäh! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.